Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Autotunni toob teieni Enefit Volt. Nutikas ja tulevikukindel elektriauto laadimine kodus, tööl ja teel. Tere kuulajad, Autotund on tagasi ja seekord oleme üle pika aja suutnud stuudiosse meelitada või tegelikult oli õnneks kohe nõus. Peeter Koppel, meie muuseas, kes mäletab, siis Peeter Koppel oli minu arust ka kõige esimese Autotunni saatekülaline. Võis olla küll tõesti. Võis olla. Me just siin hiljuti tähistasime Autotunni 200. saadet. Ja siis selle käigus ma otsisin selle esimese saate või ühesõnaga üles, et millal me alustasime. Ja kui tavaliselt Peeter Koppel on siin võib-olla mõnest proovisõidust või asjast rääkimas, mida me ka natukene teeme, siis seekord on ilmselgelt põhjuseks midagi muud. Ja seekord on põhjuseks tõsisemad teemad, kütusehinnad, autohinnad ja üldse. Ma isegi julges seda küsimust küsida, aga ma kohe küsin. Aga enne seda ma räägin natukene, ma käisin just täna, mis ma olin päris üllatunud. Mitte sellest, et mind kutsuti, aga Tudengvormel esitles oma 2 uut vormelit. Üks on siis see, mis sõidab koos juhiga, kus on siis olulisem kõik see aerodünaamika, kõik see, sellist Tudengivormeli sarjad on, ja teine on siis nende isejuhtiv. Mõlemad on muidugi elektrilised. Ja ma olen oma elus paar isejuhtivat autot näinud. Et tavaliselt on need sellised bussid, eks ju, mis liiguvad hästi aeglaselt, selline, sest seal on muidugi arusaadav, sest seal on inimesed sees. Nad peavad liikuma. Tudengivormelit, seda isejuhtivat ma ei ole kunagi sõitmas näinud. Siis oli TalTechi juures oli üles pandud suurel parkimisplatsile koonustest rada. Teel, ütleme, kohvi sai, kringlit sai, kõnesid peeti. Kristjan Maruste, kes on ise kunagi olnud Tudengivormelis ja praegult on ta vist co-module on Kristjan Maruste. Peab olema, kui ma mäletan õigesti. Pidas ka seal sütitav kõne rääkides üldiselt arvutades ka välja, et need noored, kes on tulnud Tudengivormelist ja teinud mingi oma ettevõtte või töötavad kuskil ettevõttes, et kui mitu miljonit maksuraha on need ettevõtted, mitte lihtsalt kuskilt mingit raha tõstmist, vaid reaalselt maksuraha riigile toonud. Ja siis ta tõi selle huumoriga välja, et iga kord, kui riik hakkab siin teil rääkima, et oota, miks me peaks toetama mingi võidusõiduauto, mis asja, et kuskil, mis toimub, siis te võite öelda, et kuulge, me oleme selle raha juba teile 10 korda tagasi toonud. Võt, aga kui see isejuhtiv siis sõitma hakkas, alguses läks võrdlemisi rahulikult, ma mõtlesin, okei, et seal maal see tehnoloogia siis ongi, et selline vaikne kruiis just, et ma oleks, ütleme selline Bolti või tuule tõukeratta kiirus. Mitte just selline aeglane, aga ja kuskil tagumises kurvis ta siis võttis ikkagi ta läks korraks sassi. Mingi koonuse võttis sealt natuke maha, natuke seal puterdes sõits edasi, aga see Tudengivormeli seal sarjas ongi niimoodi, et selles isejuhtivas, et ega seda rada ennem ära ei kaardistata. Et see rada ei ole talle selgeks õpetatud, vaid ta õpibki esimese ringiga õpib selle raja selgeks. Ja kui ta teise ringi algusesse jõudis, kus siis küttis minema, see oli ikka juba täitsa äge oli vaadata, kuidas ilma juhitas seal, see ei ole mingi tumedate klaasidega auto, kus sa võid kahtlustada, et äkki seal all ikkagi mingi hästi lühikene inimene, eks ju. Et ei olegi kedagi sees. Nad ütlesid, et võistlustel on seal ka keskmine kiirus kohati 70 kilomeetrit tunnis. Keskmine. Mis tähendab seda, et seal tippkiirus tuletub üle 100 isejuhtival autol. Ja seal taga, kus ta ennem olid need koonused sassi, ma mõtlesin, et ta nagu otsib seda rada koonuste järgi ka. Et seal on see sõit ka lõpeb sellepärast, et rada oli koonuseid täis ja mis ta siis teeb. Ei ole midagi, natuke seal sahmis sõitis neist üle ja tegi veel paar ringi. Ühesõnaga väga kihvt oli näha, et see asi on väga kiiresti tööle saadud ja nad ise olid hästi rahul, et on tehtud tohutu arendus ja jube äge. Ja muidugi see seltskond siniste särkidega Tudengivormel ja tiim on 50 inimest. Mõtled, Tudengil on selline, seal on need toetajad taga ja sul on seda tehnoloogiat, et sa saad mööda maailma reisida sellega ja mitte lihtsalt kuskil vihikus
vihikus joonistada või arvutis simuleerida mingeid asju, vaid päriselt lähedki õue ja sõidutad mingid vormelit. Kas sina oled käinud see Vabamus, on see mingi Eesti IT ajaloo näitus? Veel ei ole jõudnud, aga plaan on sellepärast, et isegi sai ju kunagi 90ndate alguses õpitud natukene programmeerimist ja nähtud arvutit Iskra 1030 ja teatud, mis vahe on 286 ja 386. Just, et me käisime seal kunagi siis näituskoostaja Roonemaa ise tegi meil selle ekskursiooni ja seal oli olemas, miks ma selle sisse toon praegult, oli olemas nõukaaegne programmeerimisõpik, mis oligi mõeldud programmeerimiseks ilma arvutita. Ehk et vaesed toonased siis küberneetika tudengid, siis seal on osa ka sellest näitust, kui need arvutist lõpuks jõudsid või kuskil Nõos ja Tartu Ülikoolis võisid nad juba olemas olla, aga enamus neid vaeseid tudengid raamat, mis on täis mingid sigri-migri asju ja kujuta ette, et sa programmeerid teoreetiliselt, ilma et su seda kõik kuhugi sisestada oleks. Kahjuks kujutan seda ette sellepärast, et minul oli ruudulises vihikus, kaustikus, oli ka konkreetselt programmijupid, mis ma olin kodus valmis kirjutanud. Kõik algus peale ilusti begin ja siis nii edasi. Et need olid ruudulises vihikus. Ja saaks sõidaks autoga, et me istuksime siin, teeksime praegu. Õnneks ma sain pärast need ruudulise vihiku asjad ka päris arvutis kompileerima panna, aga ruuduline vihik oli päriselt teema ka veel 90ndate alguses ja peaaegu keskpaigas. Aga tudengivormeli tüübid eelmine aasta mingist 20 meeskonnast rahvusvaheliselt said 5. koha ja sellel aastal siis loomulikult sihivad top 3 ja tundub, et neil on päris head võimalused selleks. Aga, et siin veel natukene jääd murda, enne kui tõsiste teemade juurde lähme, ma nägin, et Peeter Koppel tuli siia stuudiosse jalgrattaga. Kommenteeri siis, kuidas on? Ilm on praegult ilus, ilmselt talvine sõitja sa ei ole. Aga kuidas on hetkel Tallinna linnas jalgrattaliikleja elu? Ega ta nüüd päris selline mugav ei ole. Ehk ta on suhteliselt hirmus, kui ma niimoodi ausalt ütlen. Aga inimene kipub kõigega harjuma ja ma olen sellega suhteliselt ära harjunud. Mulle lihtsalt väga meeldib rattaga sõita. Ja ütleme, et kui ilm selline on, siis ma eriti ei näe põhjust, et miks ma peaksin Kalamajast kesklinna võtma autoga sõitma. Sellepärast, et näiteks mul läheb tööle jõudmiseks autoga ja rattaga täpselt sama palju aega, aga rattaga on nii palju toredam. Kõik need helid, lõhnad ja võib-olla liiga lähedalt mööda sõitvad autod tekitavad natukene huvitavaid tundmusi, kui lihtsalt istudes akvaariumis ja kuulates klassikalist rocki. Aga liinibuss number 3 peatus ei ole ka su kodust kaugel, et seda ka ette tuleb? Tunnistan ausalt ei tule, sellepärast, et ma arvan, et ma olen universumi ees oma sellise bussiga sõitmise kohustuse täitnud sellega, et ma 20 aastat Lasnamäe bussiga sõitsin. Kusjuures ka nendel aegadel, kus bussi väga hästi ei mahtunud, siis ma pakun, et mind on korra bussist maha tõstetud isegi ja see ütleme, selline klassikaline eestlase 60 centimeetrine intiimtsoon. Seda siis pidi iga päev 2-6 korda rikkuma ja see ei olnud väga, väga tore. Ma ühistransporti tunnistan, väldin ja satun seda kasutama pigem siis, kui ma olen kuskil piiri taga. Okei, aga ratturina kas pigem sõiduteel või pigem kõnniteel? Või siis nüüd siis nende, kui on see rattatee kuskil? Rattatee on esimene eelistus, aga see tegelane ma tõesti ei ole, kes sõiduteel ennast autodega võrdsena tunneks. Ja kui ma vaatan neid autoga võrdsena tundvaid tegelasi, siis ma alati kuidagi imestan, et ühest küljest nad tahavad autoga võrdsed olla, aga millegi pärast nendele see punane foorituli tundub olevat vaba valik. Et autona see on ikkagi kohustuslik, aga ratturitele tundub see olevat vaba valik ja ma ei ole veel leidnud ühtegi sellist huvitavat kohta, kus oleks kirjas, et rattur võib punasega teha seda, mida ta tahab. Kusjuures ma isegi arvan, et sellise uskudes mõnikord, mitte küll tihti, aga inimesed tead, et paljud teevad seda kindlasti muidugi teadlikult,
ma arvan, et paljudel ongi mingi selline, ühesõnaga, nad nagu ei mõtle sellele, vaid see on mingi nagu hall ala, et sa oledki ju mõlemad, sest sellel hetkel, kui sa oled seal sõiduteel, sul tuleb punane tuli, et kui sa tõstaksid selle ratta pool meetrit paremale, seal on kõnnitee ja seal on jalakäijal roheline tuli, sealt ma võin üle sõita, eks ju. Ja siis tekibki selline mingi hala, et tal jääbki nagu tunne, et tegelikult see on okei. Et ta mitte teadlikult ei ole, et et fuck you, et ma sõidan siin nagu tahan, vaid ma olen nõus, lihtsalt see mul kummastust tekitada, aga samas ma tunnistan täiesti, et ilmselt tekitaks võib-olla temas kummastust see, et kui ta näeks, et mina kuidagi vahepeal võib-olla liiga palju kõnniteel opereerin. Aga mu kõnniteel opereerimine on ikkagi ka väga, väga aeglane ja teine asi, et olles ikkagi ka autoga palju sõites, siis ma üldiselt suhtun jalgratturitesse liikluses nagu väga, väga ettevaatlikult ja sellise võiks isegi öelda, et austusega, et ma ikkagi lasen neid läbi, annan teed ja üritan mitte eriti lähedalt mööda sõita ja kindlasti ei tee selliseid trikke, et sõidan juh mööda, siis jätan seisma ja siis tulen autost välja ja karjun nende peale, et tee on autode jaoks. Ma olen paari sellist videot näinud, vist mõlemad on YouTube'is isegi olemas. Jah, okei, see on jah, mis ma ütlen, haigetest inimestest. Seal on ju tegemist selgelt diagnoosiga, mitte enam. Nii mõlemal juhul. Ka see rattur, kes ütleme, kui kütab kuskilt punasega on tihti. Ja siin tuleb tõesti võib-olla ka arvestada seda, et rattur on ka inimene. Et see, et ta rattur on, ei tee teda nagu väga palju õilisemaks kõigis muudes kategooriates. Et ratturite hulgas paraku on ka troppe. Jah, ja see kuidagi, kui ma läheks nüüd, ma ei ole nii tugev ajaloos, aga ma kahtlustan, et äkki jalgratas, kui selline võis olla esimesena olemas ja liikluses, kui nagu sisepõlemismootoriga auto. Ehk et et kust on nüüd tulnud see, et kuidagi nagu, et ratturid kaduga minema, sest ei tea, see on natuke selline indiaanlaste kauboid, et me nüüd tulime ja tee pakiga oma need telgid kokku. See on nüüd meie ala, et tegelikult ei ole. Okei. Ma arvan, et me sellega saime siin nüüd kõik selgeks ja lähme siis selle tõsisem teema üle. Ja see küsimus, mida ma siin kartsin küsida, aga tuleb ära, et kas nüüd nii ongi ja läheb aina hullemaks. Räägime siis, ma ei tea, kõikidest maailma hinnatõusudest, aga ikkagi esialgul siis fookusega kõigepealt kütus ja siis loomulikult autode hinnad. Kütuse hind, et see on üks keeruline teema selles mõttes. Ma natuke juhatan seda sisse, Peeter teab sellest rohkem kui mina, aga mis minule sellise natuke asjas sees, ma olen kuulnud kahte täiesti kuidagi nagu erinevat põhjendust. Kui ma loen ühtesid asjatundjaid või analüütikuid, öeldakse, et nafta, toornafta ja tankla hinnad ei ole vähemalt alati sõltuvuses. Ja hetkel on probleem selles, et rafineerimistehased lihtsalt ei jõua nii palju toota. Et see, kui inimesed arusaadavatel põhjustel vihastavad, et loevad hommikul lehest, et nafta hind kukkus järsult, aga näete, me oleme seda siin nii palju lahanud, kuidas see nafta maailmaturu hind tanklad postidel mõjutab ainult siis, kui see on, ma ei tea, kuu on Merkuuriga retrokraadis. Aga praegult on nagu põhjus siis sellest, et rafineerimistehased ei jõua toota, millest ma ka hästi aru ei saa, sest 2 aastat tagasi jõuti nagu ilusti. Aga teine pool on see, mida Peeter mulle siis Messengeri vestluses ütles, et süüdi on siin pigem see vana hea rohepööre. Ja selle puhul on mul nüüd siis mure, et rohepööre on ju tulnud selleks, et jääda. Rohepööre on tulnud selleks, et jääda, aga siin on, võib öelda, et ma ei tahaks võib-olla kasutada sellist väljendit, et süüdi on otseselt kontseptsioon nagu rohepööre või see, et me rohelisemaks tahame minna ja see on minu meelest igati mõistlik ja arusaadav ja õige ja õilis. Küsimus on selles võib-olla natuke, et kuidas seda rohepööret on ellu viidud ja milline see poliitika on. Et kui päris algusest alustada seda naftaturu teemat, siis hetkel võib öelda, et turg on nafta osas defitsiidis. Ja ta on defitsiidis mitmete huvitavate asjaolude pärast. Üks huvitav asjaolu on loomulikult see, et Ukrainas käib sõda ja Vene naftasse nagu väga hästi ei suhtuta. Aga ta oleks defitsiidis ka ilma selle konkreetse olukorrata. Meil oleks ikkagi naftabarrel üle 100
ja posti otsas kütus ebameeldivalt kallis. Ja see defitsiit põhimõtteliselt tuleneb sellest, et ei ole investeeritud uutesse tootmisvõimsustesse piisavalt palju. Ja uutesse tootmisvõimsustesse ei ole investeeritud piisavalt palju sellepärast, et see poliitiline keskkond on pigem sinna roheluse suunas. Ja need, kes peaks investeerima, need põhimõtteliselt ei ole julgenud seda teha, sellepärast et nad ei tea, kas need investeeringud, mida nad teevad, kas need ühel hetkel ära tasuvad. Ega ei tule mingisugust järgmist poliitilist sammu, mis tekitab olukorra, kus nende investeering ei ole enam tasub. Ja sama asi on ka selle rafineerimisvõimsusega, eelkõige Ühendriikides. Ja nüüd on siis eriti naljakas olukord, kus siis turg on defitsiidis, eks ole, üldiselt nagu globaalselt investeerida ei ole juletud eriti ei siis nafta tootmisesse ega täiendavasse rafineerimisvõimsusesse. Ja miks oleks vaja olnud investeerida täiendavasse tootmis- ja rafineerimisvõimsusesse? Lihtsalt sellepärast, et esiteks nõudlus kasvab ja teine asi, et kui me mõtleme üldse kontseptsioonile rohepööre, siis kontseptsioon rohepööre tähendab sisuliselt mingite energiaallikate asendamist ja hiiglaslikke investeeringuid. Ja kui nüüd mõelda nendesse hiiglaslikesse investeeringutesse ja energiaallikate asendamisesse, siis tegelik situatsioon on selline, et kui sa tahad midagi ehitada, mingid infrat kasvõi, sul peab olema energiat, mis oleks mõistliku hinnaga ja mis oleks nii-öelda kergelt kätte saada. See siis tähendab seda, et nagu majanduspoliitika või sellise suunava rohelise majanduspoliitika kontekstis on juhe fossiilsetelt kütustelt tõmmatud välja enne, kui need on millegagi asendatud. Ja on tekkinud selline nii-öelda ebameeldiv vaheperiood, kus ei ole ühte enam piisavalt ega teist mõningates kontekstides ei ole üldse või ei ole seda piisavalt või ei ole see talutava hinnaga. Nii. Ja kui siis tekibki olukord, et nõudlus kasvab energia järele, ja pakkumise osas ollakse nii-öelda keeratud poliitikale vind korralikult peale, siis juhtubki selline asi, mis on praegu juhtunud. Mis on muidugi eriti irooniline selle juures on see, et kuidas eelkõige Ühendriikides, et kuidas siis sellisesse praegusesse olukorda suhtutakse. Et Ühendriikides president siin vist üleeile nuhtles hirmsamal kombel rafineerijaid, et kuulge, et miks teil on nagu nii kõrged marginaalid ja teie olete põhimõtteliselt süüdi selles, et pumba juures, eks ole, kall on mingisugune $5-6 juba on. Siis see kisub juba natukene absurdi. See kisub absurdi just nimelt selles mõttes, et ise, eks ole, luuakse see majanduspoliitiline keskkond, kus siis rafineerijad ei saa investeerida, kus siis tootjad ei saa investeerida. Ja siis, kui eks ole, nõudlus kasvab, pakkumine järgi ei tule, hind läheb üles, hakatakse süüdistama tootjaid rafineerijaid selles, et hind on kallis ja võib-olla, et nad teenivad nagu liiga palju kasumit. Et see on nagu võrreldav sellise olukorraga, et nad oletame, et ma olen pagar. Nii. Aga ma olen selline pagar, kes kasvatab ka vilja ise. Ja siis tuleb, eks ole, tähtis onu ja ütleb, et nüüd on selline lugu, et vaat sul on siin sellised põllud, aga nüüd vaat nendel põldudel sina enam vilja ei kasvata, sellepärast, et ma ei tea, lilled ja liblikad. Siis ma ütlen, et okei. Nii. Ja siis natukese aja pärast tuleb onu ja ütleb, et tähtis onu ja ütleb, et vaat ja seda uut küpsetusahju sa ka ei osta. Sellepärast, et ma ei tea, põhjused. Sa ei osta seda, nii. Ja siis läheb natukene aega mööda ja nõudlus saia järgi kasvab ja loomulikult kasvab seetõttu ka hind, sest pakkumine on piiratud, aga nõudlus kasvab. Ja siis tuleb see sama onu ja ütleb, et ma olen vastik ja paha ja mina olen süüdi selles, et hind on tõusnud. Mul on väga raske öelda, et sellises kontekstis, kui ma see pagar olen ja mulle on seotud sellised piirangud, mina olen süüdi selles, et hind on kallis ja võib-olla ka süüdi selles veidikene, et mul on siis nii-öelda, et ma olen võib-olla teeninud sellist kasumit, mida ma muidu ei teeniks, kui mul ei oleks loodud sellist konkreetset raamistikku. Ja see on nüüd, ütleme, see põhjus, miks
praegu need hinnad liiguvad just nimelt nii, nagu nad liiguvad, et no, väga palju tahetakse öelda, et no Putin on süüdi. Putin on süüdi, aga ainult natukene. See raamistik on loodud enne seda, kui Putin hakkas oma koledusi korda saatma Ukrainas. See defitsiit või selles, et turg on defitsiit, see oli teada ammu enne seda. Ja kui vaadata, eks ole, ka nafta hinna graafikut, siis ka see oli siis nii-öelda ammu enne seda nagu selgelt tõusutrendis sellest 2020. aasta hiliskevadisest või suvisest nagu miinusesse minemisest alates. Et see keskkond on fossiilsete kütuste vaenulik ja ta on vaenulik enne seda, kui need fossiilsed kütused ollakse suudetud millegiga asendada. Ja see on tekitanud sellise selge probleemi, kus nõudlus kasvab, pakkumine järgi ei tule ja hind läheb üles. Kui sa nüüd vihjasid vist minu meelest ka natukene sellele, et kas nüüd nagu midagi paremaks ka nagu saaks minna, siis ütleme, et jah, teoreetiliselt eksisteerib võimalus, et kütuse hind saab minna alla. Aga see on nüüd võib-olla natukene ebameeldiv teadmine, aga see eeldaks seda, et nõudlus kukuks ära. Millal nõudlus ära kukub? Nõudlus kukub ära siis, kui on majanduskriis. Ja ütleme, ma arvan, et kedagi nagu eriti ei lohuta mingisugune selline olukord, et kütus on jupi võrra odavam, aga tööd ka ei ole. Et selline stsenaarium või selline võimalus eksisteerib. Jah, ja see hind võib tulla ka nii-öelda alla veidi. Aga see taustsüsteem, just nimelt see turu defitsiidis olek ja see turu sellises pikaajalises defitsiidis olek, see ei näi kuidagi paranevat. Ja nüüd on, eks ole, kui ühe asja veel, et kui mõelda selle rafineerimisvõimsusele, mida on, eks ole, puudu, siis rafineerimisvõimsuse juurde tekitamine võtab aega. Igal juhul see võtab aega. Aga senikaua, kuni ei ole see nii-öelda see majanduspoliitiline keskkond selline, kus öeldakse, et kuulge, et okei, et kui te rafineerimisvõimsust juurde tekitate, et siis me teie investeeringuid nagu mingi järgneva poliitilise otsusega väärtusetuks ei muuda, et senikaua, kui see keskkond pole muutunud, siis see pinge püsib. Ja selle pingega on muidugi selline asi, et ühed ütlevad, et ongi väga hea, et on kallis, et see motiveerib nii-öelda alternatiivne kasutusele võtma ja vähem kulutama. See vähem kulutamisega, ma ei tea. See on see teema, et jah, tõesti, et võib-olla tõesti vaatad, et igale poole ei sõida autoga. Aga majanduses laiemalt, arvestades seda, et majandus toimib diiselkütuse peal, siis majanduses laiemalt, see ei ole väga hea areng, kui see energia liiga kallis on. Ja jäävad need roheinvesteeringud ka võib-olla toppama, kui see sellisel tasemel püsib. Jah, õliühing saadab siin pressiteateid, et mitu protsenti võrreldes mingi perioodiga jälle vähem kulutati ja küüniliselt öeldes ongi rohepööre, et mõtle mitu tonni CO2 jääb iga sõidu pealt nagu kulutamata. Võib-olla see läheb natuke liiga ja sa võid ka öelda, et täitsa ausalt välja, kui sa sellest nii täpselt ei tea, aga ma mõtlen, et lihtsalt öeldes ma olen aru saanud, et me lõpetame aastaks 2035 või 50 fossiilkütused või vähemalt siis sisepõlemismootorid ära ja asendame elektriga. Aga mida siis nendelt rafineerimistehastelt oodatakse? Ega nad ei hakka bensiini elektriks muutma. Et mis tohutu hetkel, mille taga nad on? Kas neil on teoreetiliselt võimalik siis toota puhtamat kütust? Või? Ei ole, aga see küsimus ongi. See ongi üks peamisi küsimusi, sest need rafineerimistehased ja tähendab täpsemalt nende omanikud, need ettevõtete aktsionärid, ega need ka ei tea ju, mis edasi saab. Sa ei saagi täiendavatesse ressurssidesse investeerida, kui sa ei tea, mis edasi saab. Loomulikult on võimalik täiesti rahulikult need rafineerimistehased ühel hetkel, kuidas nüüd öelda, utiliseerida. Sellepärast, et tootmispinda on ikka vaja, metalle, mida seal kasutatakse, on ikka vaja. Võib-olla isegi mõningaid masinaid, mida seal kasutatakse, on võimalik mingite muude asjade jaoks ümber seadistada. Et see ei ole niivõrd suur probleem. Probleem on just nimelt see, et
tegelikult oleks vaja rafineerida ja rikastada, eks ole, et noh, tegeleda heas mõttes naftakeemiaga, aga sellega ei saa tegeleda, sellepärast et sa ei tea, mis see tehas sul võib maksma minna ja sa ei tea, mida see tehas sulle nagu tagasi toob. Ja sa ei tea, noh, millal siis nii-öelda jälle mingisugune selline rohepoliitiline vallatus nagu ära tehakse. Ja see on ettemääramatus. See võib olla hea mõte nagu selles suhtes, et teha rohepööret või et noh, see poliitika võib olla hea mõte selles, et teha rohepööret, aga majanduspoliitika, mis ei võimalda majanduses osalejatel teha pikaajalisi otsuseid, on alati halb majanduspoliitika. Okei. No kütuse osas sai teid selgeks ja ei ole põhjust hetkel minna suurema mootoriga autot võib ostma, et küll ta ikka langeb. Ei pruugi. Kas sa näed, et see on puhtalt poliitiline ja ilmselt ka mingi lühiajalise poliitilise profiidi peale, aga kas arvad, kas Eesti nüüd siis, ma pole viimasel ajal isegi jälginud, on meil koalitsioon juba või veel ei ole? Ei pidavat saama enne jaanipäeva. Selge. No ja siis tuleb ühesõnaga, kas sa näed, et tehakse mingi kiire ajutine otsus, nagu on teinud siin, ma ei tea, Läti loobus biokütuse nõudest, Saksamaa suve lõpuni aktsiisi, vist küll hulgitasemel. Kas Eestis on näha? Mis arvad? Et tullakse tarbijale appi sellega, et vähendatakse mingid makse? Ma arvan, et võib-olla selle tarbijale appi tulemine nagu sellise tavatarbijale nagu mina ja sina, et see ei olegi niivõrd selline prioriteetne. Et küsimus on ikkagi nagu ka selles, et meil on olemas erakordselt hea näide selles, et sa ei saa ajada väga erinevat aktsiisipoliitikat, kui sul ei ole piire ja sa kasutad sama valuutat. Ja see siis tähendab seda, et üldiselt võib-olla sarnase profiiliga majandustes nagu Eesti, Läti ja Leedu, see kütuse hind võiks ikkagi olla enam-vähem sarnane, sellepärast et vastasel korral, ma ei tea, pool Lõuna-Eestit käib kuskil Lätis tankimas. Maksud sõidavad. Ja maksud sõidavad jällegi täpselt samamoodi, nagu nad kütusega on juba veidikene sõitnud ja kui nad alkoholiga sõitsid, eks ole päris palju, et selline, see ja pigem selliste võib-olla ka nagu autovedajate kontekstis on see oluline, et kus kohas need maksud siis ikkagi nagu kokku korjatakse. Et kas hoitakse aktsiis kõrgel ja kukuvad siis nii-öelda osad tarbijad ära ja siis aktsiisi laekumine ei ole enam nagu selline nagu eeldatakse või siis langetatakse enam-vähem samale tasemele nagu Lätis ja autovedajad tangivad ikkagi siin ja saadakse see aktsiis kätte. Et ma arvan, et see loogika on pigem seal kui selles, et mingisugusele tavalisele inimesele nüüd nagu proovida kütust veidikene odavamaks teha. Sest see kütuse veidikene odavamaks tegemine siis nii-öelda mõeldes sellele tavatarbijale, see ei pruugi seda efekti anda. Sellepärast, et probleem on ju ikkagi selles, et see nafta, millest seda diislit või 95 või 98 seal samas rafineerimistehases keedetakse, kui niisugust vallatud väljad lubad. Kui see nafta ikkagi nagu edasi kallimaks läheb, siis see aktsiisi langetus ei aita. Ja praegu võib öelda küll, et pigem on see nafta ikkagi tõusutrendis ja pigem on see pinge seal sees. Okei, tõusutrendis on ka kõik muu, et me tegime siin autolehes Autogeeniuses hiljuti võrdluse. Me rääkisime eelmises saates sellest vist, et meil oli eelmine aasta kevadel kõik hinnad tõusid ja tegime kohe ära, et kui kallid mingid autod ja kui palju hind tõusnud ja siis selle pealt oli meil hea teha ka see kevad kohe nüüd uuesti. Seal kõige kurioossem, mis meil silma jäi, oli 42% tõusnud Peugeot 508 hind, baasauto. Aga ütleme, seal oli mõni suurem veel, pigem oli selline 10% ja teame ka, et kasutatud autode hinnad on kõvasti tõusnud, mida on muidugi palju raskem mõõta, sest et kasutatud auto ei ole mingi konstant, seal oleneb läbisõidust ja hästi raskem võrrelda, et kas mingi Audi, mis eelmine kevad maksis, ma ei tea, 12 000 ja nüüd maksab 14 000, et kus ta selle sama Audi võtad, eks ju. Aga kas seal
on näha, et ma ei tea, kas me järgmine kevad võime järgmise samasuguse loo teha? Ma arvan, et see lugu tuleks teha igal juhul, ükskõik kummas suunas need hinnad lähevad, sellepärast et see on, kuidas minu meelest heas mõttes nagu selline tarbijat abistav ajakirjandus. Aga siin on nüüd jällegi ka selline koht, kus on võib-olla sellised väga häid uudiseid raske öelda. See on väga häid uudiseid raske öelda lihtsalt sellepärast, et see hästi palju tegelikult ka teiste toormete hinnad sõltuvad energiahindadest, sellepärast väga lihtsal põhjusel, sest energia on nende mäe seest või maa alt kätte saamise või siis ka ümbertöötlemise kontekstis hästi oluline sisend. Ja see tähendab seda, et kui energiahinnas meil on selline negatiivne pinge, siis see negatiivne pinge ühel või teisel moel avaldub ka teistes olulistes toormetes. See on nii-öelda üks aspekt. Teine aspekt on see, et kui me nüüd vaatame mingisuguseid selliseid jällegi olulise tähtsusega toormeid, siis meil on see vana vastik KG-biit on ju tõeline kaabakas. See on selles mõttes problemaatiline jälle, sest kui me võtame mingisuguseid, võtame alumiiniumi näiteks. Midagi ei ole parata. Venemaalt lihtsalt palju tuleb alumiiniumit ja kui seda nii-öelda maailmaturule ei lasta, pakkumine väheneb, nõudlust on, mida see tähendab? See tähendab hinnatõusu. Aga see ei ole ka ainus põhjus, sest kui me hakkame erinevaid toormeid vaatama just metallide koha pealt, siis mis on juhtunud? Sest inglise keeles on kohutavalt hea väljend selline ilukirjandus nagu low hanging fruit. Ehk siis kui sa lähed maale vanaema juurde, siis sa ju lõppude lõpuks võtad õunapuu otsast kõigepealt ära selle õuna, mille sa kätte saad. Ja alles siis lähed küsima vanaema käest, et kas ta sulle redelit lubab. Ja nüüd selle alumiste oksade õunad nagu mitmete kriitiliste metallide puhul tegelikult on ära korjatud. See ei tähenda seda, et õunu ei oleks rohkem. Õunad ei ole otsas. See lihtsalt tähendab seda, et tuleb redel tuua. Aga mida tähendab sellises majanduse mõttes see redeli toomine? See tähendab seda, et see on täiendav ressurss. Sa pead esiteks kulutama energia, sul peab see redel olema, nii selle redeli tootmiseks on sul midagi leid. Sa pead kulutama seda, et sa lähed küüni alla seda redelit tooma, sa lähed seda tooma siin jala, on ju. Sa tood selle redeli ära ja sa pead ronima, see on ka täiendav siis nii-öelda kulu. Ehk siis sellised struktuurne taust selleks, et toormed võiksid minna kallimaks, on täiesti olemas. Ja toormete kallimaks minemine on konkreetselt selline asi, mille autotootjad täiesti kindlalt tahavad võimalikult kiiresti tarbijale edasi kanda, sellepärast, et ega siis nad oma marginaalide kallale ei taha ju ometigi minna. Et ega nad neid autosid ei tooda sellepärast, et autosid tootavad, nad toodavad seda ikkagi sellepärast, et aktsionäridele kasumit teenida. Ehk siis energiahind kui sisend on toormete suhtes problemaatiline ja teine asi on see, et mitmete toormete puhul on just nimelt see nii-öelda odavalt kättesaadav ressurss ammendunud. Ja siis on veel kolmas asi. Kolmas asi on see, et kui me räägime ikkagi nendest tarneahela probleemidest, mis on ka päris populaarsed. Et öeldakse, et ühte asja ei ole ja teist asja ei ole ja kolmandat asja ei ole. Et need probleemid nad ei ole otseselt nüüd nagu väga kiirelt ikkagi lahenemas. Ja neid mingisugustel hetkedel võib tulla ka juurde. Võib tulla juurde sellepärast, et teatavasti hiinlased koroonaviiruse puhul ajasid sellist nagu nulltolerantsi poliitikat, et kui kuskil keegi köhis on ju, siis hazmat kostüümides tüübid püüdsid ta kinni, ma ei tea, tõmbasid kilekoti pähe ja viisid kohju ja keevitasid ukse kinni. Nii, ja kui te nüüd mõtlete, et okei, et väga kole viis inimestega käitumiseks, siis loomulikult ma olen nõus. Aga vaadake, see sama tegelane, kes kinni püüti ja koju nagu aeti, see töötas kuskil. Võib-olla tegi midagi sellist, mida võib-olla on kellelegi kuskil vaja. Võib-olla pani kokku mingisugust, tegi allhanget kellelegi, pani kokku mingisugust elektroonilist seadet. Võib-olla tootis, oli suisa nagu kiibitootja. Et ja ega siis Hiinas ju selliseid tegelasi, kes kinni püüti ja koju kinni pandi, et ega neid ei olnud üks.
et siin oli ju Shanghais oli nagu mingisugusem korralikum lockdown. Pekingis räägiti mingisugustest nagu võimalikest lockdownidest ja väiksematest kohtadest on olnud neid veel ja veel. Ehk siis see Hiina ebaõnnestunud nulltolerantsi poliitika ja see, kuidas nad siis inimestesse suhtuvad, tekitab pingeid pakkumispoolel väga paljudel asjadel. Ja see ei pruugigi olla võib-olla nüüd nagu selles mõttes mitte tunduda nagu eriti traagiline, aga kui sul on tõesti mingi üks julla, mida toodetakse 2 kohas maailmas on ju, ja 1 kohas maailmas seda ei toodeta näiteks 2 nädalat, siis võib sul täiesti rahulikult tekkida lõpptoode, mis on sul valmis ja sul ei ole seda ühte jullat seal. Ja siis käivituvad igasugused huvitavad protsessid. Siis sa loomulikult võid leida, et aga äkki ma võtan selle julla kuskilt majalt. Ja kui on 2 kohta maailmas, kus neid toodetakse, siis sellele teisele tootjale sa äkki oled maksma nõus rohkem. Ja siin on olnud selliseid olukordi, kus siis näiteks on mingisugune suur tööstuslik seade, mis oli niimoodi, et olid kiibid, mis muidu maksavad 4 eurot tükk. Ja nüüd on neid ostetud nagu 40-ga ja väidetavad isegi 400-ga. Sellepärast, et kui sul on hiiglaslik toode, siis sa kannatad ära selle mis maksab võib-olla 100 000 eurosid, sa kannatad ka selle nagu 400 ja 400 vahelise ära. Siis on olnud selliseid lugusid, kus siis üks jällegi tööstuslike seadmete tootja avastas, et temale vajalikku kiipi on pesumasinat sees. Ja siis ta ostis ära mingisuguse korraliku nagu poollaevadeid pesumasinaid selleks, et kätte saada seal see kiip. Ja nüüd mõelge sellele nagu ressursi kasutuse ebaefektiivsusele. Et kuskiles siis on hunnik tutikaid pesumasinaid, millel on üks kiip puudu. See genereerib sellist ebameeldivat pinget ja absurdi. Ehk siis see viitab sellele, et see inflatsiooni probleem, et see on veidikene sügavam, kui ta nagu alguses paistis, eriti muidugi, kui ta alguses paistis keskpangale, sellepärast, et sellised nagu minusugused vaatasid ajalukku ja mõtlesid, et see tõesti võib nagu hapuks minna. Eesti inflatsiooni 20% nagu aastas, nii hullu ei oleks osanud ka minusugused kohati professionaalsed pessimistid nagu eeldada. Aga nagu öeldud, ehk siis see energiahind, siis see kergelt kätte saadavate ressursside ammendumine ja lõpptoodangu puhul sellised nõudluse kontsentreerumine ajaliselt, mis on seotud sellega, et eks ole lockdownid läbi said, kuni selleni, et Hiina, mis on siis peamine koht maailmas, kus eks ole asju toodetakse, et nende poliitika on olnud selline nagu on, see kõik on olnud pigem selline hinnatõusu süvendav. Ja kui nüüd mõtleme, et okei, hiinlased suslikud, et me ju kõik saime aru 2020, et võib-olla peaks mõningaid asju nagu kodus lähemalt tootma. Täiesti nõus, võib-olla peakski. Aga siis tekib muidugi see mõte, et okei, aga miks pärast me selle tootmise sinna Hiina viisime? Viisime sinna sellepärast, et seal oli odavam. Esimene asi, kui nüüd öelda, et tööjõud oli odavam. Loomulikult ja, aga võib-olla olid ka mingisugused keskkonnanõuded, võib-olla mingites kohtades pigistati silmad kinni. Ja nüüd me toome selle tootmise tagasi siia, kus need sisendid ei ole nagu sellise hinnaga ja keskkonnanõuetele väga tore ja õilis, et ei pigistata silma kinni. Kus see kõik kajastub? See kajastub lõpptoote hinnas ja see närib ennast absoluutselt igale poole läbi. Nii et ja jällegi siin peab jällegi ütlema, et kuidas saada hinnad alla. Hinnad saaks alla sellega, et raha hakkaks jälle päriselt maksma, mida on väga raske hetkel nii-öelda prognoosida lihtsalt kas või sellepärast, et kui me mõtleme sellele, et mis siis raha maksma hakkamisega toimub, et Euroopa Keskpank ei olnud jõudnud veel ühtegi intressitõusu teha ja ei olnud jõudnud rahatrükki ära lõpetadagi, lihtsalt oli öelnud, et võib-olla natuke tõmbame koomale. Ja juba hakkas nii-öelda servast Itaalia näol nagu uus euroala võlakriis nagu endast märku andma. Et siin ei ole
häid põhjuseid eeldada selleks, et raha uuesti maksma hakkaks ja täpselt samamoodi jah, teine asi, mis võib juhtuda on see, et nõudlus kukub ära, aga nõudluse ära kukkumine tähendaks seda, et oleks mingisugune võib-olla natukene hapukam majanduskriis ja see ei ole ka selline asi, mis kellelegi meeldiks. Ehk siis teoreetiline võimalus on, et hinnad võivad alla minna, aga see eeldaks seda, et majandus jahtuks kiiresti ja järsult ja siis oleks selle teistpidi kõigil paha. Ma saan aru, et seda majanduskriis tihti lööbki õhu puhtaks ja pärast läheb kõik mingi aja pärast oleme samas punktis, aga korraks on jälle siis kõik hästi, et ma saan aru, seda majanduskriisi keegi ei taha, aga mingi hetk on seda vist kõigil vaja, sest et muud moodi see asi ei saagi vinduma niimoodi jääda ju. No põhimõtteliselt küll majandus... Või on ka võimalik aeglane ja sõbralik majanduskriis? No kuidas nüüd öelda, selle aeglane ja sõbralik majanduskriis, ta ei ole aeglane ega sõbralik, aga see on see, et kui me mõtleme näiteks kontseptsioonil, eks ole, Eesti majanduskasv. Nii. Ja kui nüüd ütleme mingisugusel hetkel keegi ütleks, et näiteks meil tuleb sellel aastal, tõenäoliselt küll ei tule, aga ütleme, tuleb 3% majanduslangust. Siis kõik mõtleks kohe, et 3% majanduslangust, et õudne. No ei ole väga õudne, sellepärast, et majanduskasvu numbreid võetakse ikkagi ju, öeldakse, see on juba inflatsiooniga korrigeeritud. Siis tähendab seda, et kui meil oletame, et meil on, ma loodan ka, et aastabaasil või terveks aastaks nii hullu inflatsiooni ei tule, aga oletame, et tuleb. Oletame, et meil oleks 20% inflatsioon, 3% majanduslangus. See tähendaks seda, et majanduses nominaalkasv oleks ikkagi väga kõva ja hirmus siblimine käiks. Et iga majanduslangus ei ole selline stiilis 2008-2009, kus põhimõtteliselt väljas ei sööda ja taksoga ei sõideta ja pimedal ajal igaks juhuks 9:30 kustutatakse tänavavalgus ka ära. Et see ei ole, iga majanduslangus ei ole selline. Ja mõned majanduslangused on selgelt paremini talutavad kui mõned teised. Okei, minul on siin sügisel oli plaan, et väike mõte, et Kalamajas ka kortermaja, et peaks ikkagi lõpuks ära renoveerima selle, ütleme, muidu väga hubase, aga visuaalse peldiku. Ja siis mõtlesin, et sügisel oli ka tohutult puiduhinnad laes ja siis mõtlesin, rääkisin veel ühe ehituspetsialistiks, ütles, vaatame, et ära võib-olla kohe hakka, et vaata seal, räägime jaanuaris uuesti. Siis jaanuar läks veebruariks, siis läks, eks ju, korduvalt mainitud idanaaber lolliks. Ühesõnaga, nüüd on mul selline tunne, et tõenäoliselt ei ole nii enam head hetke, et ma peaksin lihtsalt selle renoveerimise ära tegema ja sama on ilmselt ka autoga, et kui keegi on praegult plaanimas autoostu, ta on teinud kõik oma arvutused ära, ütleme, et saab seda lubada, isegi kui inflatsioon ja talvel läheb elekter väga kalliks, et ta ikkagi saab seda lubada, ta põhimõtteliselt võiks selle otsuse ära teha. Et tal ei ole mõtet olla nagu mina, kes sügisel ei ootama, et äkki kukub, et auto on veel siuke asi, et tahad ju kiiremini kätte saada, et ei ole ju lootust, et aastaga meil siin midagi muutuks. Sellega on selline lugu, et kui nüüd mõelda, et siis inflatsioonil on võib-olla 2 olulist sellist omadust. Üks omadus on see siis, et millise baasi pealt sa siis seda inflatsiooni arvestad. Kui sa arvestad siis, eks ole, praegust inflatsiooni eelmise aasta juuni pealt, siis sa saad sellise tunde, mis majandusinimestele tekitab olukorra, et haaraks rinnust kinni ja loodaks, et süda seisma ei jää. Nii. Aga kui sa järgmisel aastal samal ajal inflatsiooni arvestad, siis sa arvestad seda selle aasta juuni pealt, eks ole. Ja selle aasta juuni, see väga suur osa ikkagi hinnatõusust on juba eeldatavasti ära olnud. Ehk siis selleks peaks olema olukord palju veel koledam just nimelt hinnatõusu kontekstis, et sa järgmisel aastal samasugustest inflatsiooninumbritest rääkida saaksid. Et see on üks inflatsiooni omadus, et alati tuleb arvestada baasiga. Teine asi, mis on inflatsiooni omadus ja mis on selline asi, mis analüütikuid vahetevahel veidikene närvi ajab ja mida nad võib-olla
väga hästi tunnistada ei taha, on see, et ta on inglise keeles on hea väljend sticky, eks ta, see on kleepuv. See tähendab seda, et kui ta ikkagi nagu korra juba käima on läinud, siis ta ei anna nagu nii ruttu järele, nagu esialgu eeldada võiks. Ehk siis, kui ma oleksin tänasel päeval nagu autot ostmas, siis ka ma teeksin selle tehingu ära. Ma teeksin selle tehingu ära lihtsalt sellepärast, et ma ei tea, kui nii-öelda sticky või kleepuv see inflatsioon on. Ma olen pigem kindel selles, et me ei räägi järgmise aasta juunis 20% hinnatõusudest uuesti. Aga me võime ikkagi rääkida mingisugustest hinnatõusudest. Ja me võime rääkida hinnatõusudest võib-olla mingisugustes valdkondades hinnatõusudest, mis on suuremad kui teised näiteks. Võtame elektroonika mahuka, toorme mahuka, huvitava toote nagu auto. Mina oleksin tänasel päeval tehingut ära tegemas. Ja samas võin ka öelda isiklikust kogemusest, et selline kõige puudus tekitas sellise olukorra, kus ma arvasin, et ma sellel kevadel soetan endale midagi huvitavat. Ja siis ühel hetkel ei olnud lihtsalt soetada. Ainukene asi, mida soetada kannatas, oli täiendav garantii 8 aastaks. Nii et nüüd ma sõidan kenasti selle autoga, mis mul praegu on, olen sellega rahul ja väga ka ei muretse sellepärast, et garantiid sai ju juurde võtta. Okei. Aga lähme nüüd siin lõpuks korraks natuke sellistele tavapärasematele, helgematele teemadele. Lihtsalt fantaasia maailma. Ütleme, et kui siin oleks midagi võtta ja sa ei pea üldse mõtlema inflatsioonist, energiahindast, kõigest, millise auto sa praegu ostaksid? Ma nüüd päris sinna ei pushiks, et kas sa juba elektriauto ostaksid. Aga hetkel, kui sa oleksid läinud poodi, kõik laod on täis, Peeter Koppel, vali ainult. Mis sul nagu oleks silma jäänud või? Mis mul oleks võtame niimoodi, ütleme unistame, et kui sa ütled nüüd praegult, et sa tahaksid uut S-klassi, et me kõik ei arva, et sul ongi uue S-klassi raha arvel, vaid mida sa millist autot sa praegu ostaksid? Money ühesõnaga raha ei ole piir. Ei, kui raha ei ole piir, siis tulevad siis mul tulevad sellised toredad mõtled, et kui ma oleksin nagu selline tegelane, kellel ka raha nii-öelda muus osas väga piir ei ole ja tahaksin käia ainult ülikondades. Kuidas ma jätaksin Aston Martin DB11 ostmata? See on ilus, see on hea, jah, ta on problemaatiline, aga ta on ilus ja hea. Nii, kui... teeme ikkagi mingi... Nii, okei. Ta on freaky. TB1 on selline... TB11, jah. Nii, aga kui ma oleksin natukene ratsionaalsem, aga siiski ka väga hea nagu ressursside kättesaadavusega või oma ressurss. Carrera 4S, Porsche. Päris tore asi. Loomulikult see tähendaks seda, et peaks teine auto ka olema, millega talvel sõita. Miski, mis võiks olla veidikene odavam, veidikene kõrgem ja ilmselt mitte Cayenne siiski. Et need oleks need, mida ma siis nii-öelda suhteliselt piiramatute ressursside kontekstis nagu mõnuga vaataksin ja tahaksin. Aga mida sa tegelikult surfisid? Tegelikult ma surfisin varsti siis nii-öelda moest minevat BMW 5. seeria põlvkonda ja tunnistan, et vaatasin ikkagi diisleid ja vaatasin suurema mootoriga diisleid, sellepärast et mul on praegu suurema mootoriga diisel ja ütleme nii, et arvestades kütuse kulu ja arvestades seda minekut ja seda pöördemomenti, siis see on ikkagi midagi sellist, mis on minu meelest nagu üpriski selline optimaalne, sellise mõistlikkuse ja mõnusa sõitmise nagu piirimail. Et see, just nimelt see pöördemoment ja miks BMW-l peaks eksisteerima selline fantastiline agregaat nagu M550D, mis on siis küll ka 3-liitrise diiseliga, kus turboid on suisa 4. Ja mille ma olen sellisega sõitnud ja ma pean tõesti tunnistama, et see väga palju nagu sellisest päris M5 tundest puudu ei jää. Küll aga on kõvasti odavam ja küll aga on kütusekulu selgelt nagu mõistlikum. Okei, ma viskasin selle elektriauto nalja vahele, tahtsin viia teema sellega
Mercedes EQS-ini ehk siis ütleme piltlikult elektriline S-klass, mida ta tegelikult ei ole. Mina sain sellega veeta päris mitu päeva, sõita päris pikalt ja võib-olla oli asi selles, et ma suhtusin selle autosse mõningase eelarvamusega. Üks põhjus on ka see, et tihti mingid autod jõuavad meieni siis, kui ja ma räägin kogu välismeedia on sellega sõitnud esimest, teist, kolmandat, teinud long-term testid ära, teinud kõik võrdlustestid ära ja siis saame meiega sõita. Ehk siis teatud eeläälestus oli hall ja lõppkokkuvõttes ma pidin tunnistama, et mulle see auto lõpuks jubedalt meeldis. Ja eriti kui selgus, et ta on sisuliselt odavam elektriautona, odavam kui samaväärne Mersu S-klass, siis hakkas ta mulle nagu eriti meeldima. Said ka sina sellega ühe päevakese, et mis mulje ta sulle jättis? Selles mõttes tunded on selles mõttes sarnased, et ta võib-olla seda päris S-klassi mõõtu nagu välja ei anna. Kõigelt oma selliselt nagu jällegi millegi pärast, kui iga päev töötada võib-olla liiga palju ingliskeelsete materjalidega, siis kipub see ingliskeele liiga sisse, et on selline fantastiline sõna nagu flamboyant. Ja Pet Shop Boysil on isegi üks selline laul, et kui sa siis nagu sõidad uue S-klassiga, siis see on just nimelt see flamboyant, sa tahad maailmale ikkagi nagu midagi öelda ka. Ma küll täpselt ei tea, mida sa selle uue S-klassiga nagu öelda tahad, aga ilmselt sa tahad ikkagi nagu midagi selgelt öelda. Nii. See EQS, ta igalt poolt on natukene just kui nõrgukesem või nigelakesem kui see S-klass. Aga samas midagi otseselt puudu ka ei jää. Ja mulle ka tõesti väga meeldis ja mulle meeldis see, et esiteks see sõiduulatus. See oli nagu väga tore, vaatasin igalt poolt erinevatest materjalidest järgi, et palju siis sellega nagu õnnestub sõita. No ikkagi võrreldes konkurentidega, võib-olla siin selle onu Eloni Übermatstaga võrreldes, paremate mudelitega võrreldes, mitte midagi nagu erilist, aga kõige muuga, sealhulgas Taycaniga võrreldes ikkagi nagu väga tore. See oli mugav, ta oli vaikne ja isegi mina, kes ma ei ole autodes nagu ekraani armastaja, see, et suurel keskmisel ekraanil tuli siis enam-vähem kõike ekraani kaudu nagu liigutada ja reguleerida, isegi see oli täiesti talutav. Väljanägemise osas, minu meelest arvamused jaotuvad nagu 2. Et küll on seda nimetatud veidikene kasutatud seebiks. Tõesti, mida teha? Ta on tõesti sellise veidi kasutatud seebi kujuga, lihtsalt seepärast, et on nii aerodünaamiline. Ja, vähemalt on see põhjusega, mitte sellepärast, et mingi disainer on lihtsalt nii joonistanud ja kõik plaksutasid ja ütlesid, et sai hea. Ja tal tõesti, tal ei ole vaja õhuvõttu, seda radiaatori võret, tal ei ole seda vaja, et sealt on ka suhteliselt sile. Ja võib-olla veel üks asi, et võrreldes selle kontseptautoga on ütleme, insenerid on ilmselt tekitanud disaineritele tõsise trauma. Ehk siis kontseptauto oli nagu oluliselt ägedam tõepoolest. Aga mis siis? Selles mõttes, et ta oli mugav, ta oli täiesti talutava väljanägemisega ja isegi vaatamata sellele nagu diskotulukestele liigsetele ekraanidele, mis seal oli sees, oli väga mõnus olla. Ja sõita oli ka nagu, see oli selline rahustav kogemus ilma liigse draamata. Ja see on minu meelest see, mis teeb ta nagu S-klassiga võrdseks. S-klassi sa ostad ju lõppude lõpuks siis, kui sa oled nagu aru saanud, et rahulikult on vaja ka mingeid asju teha. Just, et sa S-klassiga ilmselt, kui see just ei ole su isa oma ja sa selle öösel salaja pätsasid talt, ei käi Fourial ülbamas. Sa ei lähe, S-klassiga sa track teile ka ei lähe. Või selleks sa pead olema võib-olla see võitjate põlvkonna tegelane, kes ostab endale alati nagu kõige AMG S-klassi ja siis arvab, et see ongi nüüd see, mida elust saama peab. Selle konkreetse teema võtaks kokku siis sellega, et kuna viimane auto, mille rooli ma sind panin, ma pean vabandama, ma ei ole Peetril viimasele eriti palju autosid sokutanud.
ma püüan ennast parandada, oli Porsche Taycan Sport Turismo, ei mitte sport, oli Sport Turismo, see nii-öelda universaal. See oli universaal, see oli see pere elektri Porsche. Just, et kui me võtame selle turboversioon, ütleme kõik asjad paned peale, siis ma arvan, on ta ka umbes 170 000 nagu oli see EQS. Et sul on nüüd, seisab siin niimoodi hoovis 2 autot ja võid valida ühe emma või kumma. Üks on hästi pika sõiduulatusega, eks ju, EQS ja teine on Taycan Turbo, et kumma võtmed sa võtad? Kõige hullem on see, et ma ei oleks iial arvanud, et ma niimoodi ütlen, aga ma võtaks EQS-i võtmed, sellepärast, et kui me siin ingliskeelseid sõnu oleme kasutanud, siis kasutame ka prantsuskeelseid sõnu, et see auto võimaldab sellist asja nagu tranquilité ehk siis sellist rahulikku, stressivaba, mugavat kulgemist ja mugavat just nimelt ka selle sõidu ulatuse kontekstis. Ei, selle Taycani Sport Turismol ei ole peale sõidu ulatuse mitte midagi häda. See on viimase peal auto, nagu viimase peal elektriauto. Isegi mitte ainult viimase peal elektriauto, vaid viimase peal auto. Aga EQS paneb selle nii-öelda nende kahe vahelise võistluse nagu selgelt kinni. Ja lõpuks me alati võib ju lõpetada laus sellega, et ja kui sul on 170 000 EQS-i ostmiseks, siis sa ilmselt leiad ka näiteks 60 000, et osta üks mõni aastad vana Carrera 4S nendeks hetkedeks, kui sul on vaja foori tagant esimesena ja kõike seda teha. Aga Peetris mikrofoni taha saanud, õudselt ei tahaks ära lasta, aga ma siis viimase teema, ma ei tea, on sul kiire juba? Ei ole. Viimase teema ma võtaks selle, mida sa ilmselt Tallinna inimesena oled tähele pannud ja mida kinnitavad ka numbrid. Kui ma ei eksi, siis nüüd maikuu lõpuseisuga oli Eestis müüdud juba 14 uut Lamborghinit. Ferrari number läheneb 10. Seal on Bentley on seal kandis. Et mis inimesed, kas sa oskad, see ei ole, ma eeldan, et sul ei ole nimekirja nendest inimestest, eks ju, ja telefoninumbreid. Aga mis põlvkond see on? Kes neid autosid ostab? Kas need on need, kes õigel ajal läksid krüptosse ja tulid sealt kasumiga välja ja praegult sõidavad Lamborghiniga ja naeravad? On need mingite vanade suurärimeeste järeltulijad, kes on nüüd, mitte isa rahadega ei tegele, aga ise selles äris sees, et kus need inimesed tulevad? Või lihtsalt inimene on tänapäeval juba selline, et bloody hell, et mul on see esimene milku käes ja kui ma sellest 300 panen Lamborghinisse, mul 700 ju jääb veel järgi. Et nagu selline autoinimene, et ta ei mõtle enam nii ratsionaalselt kui vanasti. Kahtlemata, ütleme, et jah, tõepoolest, mul ei ole nimekirja kõigist nendest omanikest, aga arvestades minu töövaldkonda, ma enam-vähem mingisugust arusaama oman, et kes, miks ja kuidas. Makrovaade. See on selline makrovaade, jah. Aga kõik need spekulatsioonid, mis sa ütlesid, et kes need on õiged. Aga siin on üks aspekt, millest tuleb aru saada. Tuleb aru saada sellest, et seoses, ütleme, nende varahindade tõusuga, mis on aset leidnud. Sealhulgas kinnisvarahindade tõus ja paljudki ka nii-öelda aktsiaturg, kõik. Ja see varahindade inflatsioon kui selline, mis tuleneb, eks ole, rahatrükist. See on tekitanud sellise olukorra, kus näiteks, ütleme, sa saad mingisuguse korraliku turriva agregaadi ikkagi kuskil 200-250 000 vahel kätte. Nii. See 200-250 000 täna ei ole see, mis ta oli 5 aastat tagasi. See 200-250 000 on mingisugustel hetkedel, mingisugustes kontekstides tulnud väga-väga lihtsalt ja seetõttu, kui miski tuleb väga lihtsalt, siis see väga lihtsalt saadud nii-öelda ressurss pannakse nii-öelda ka oluliselt lihtsamalt huugama. Ja ma mõtlen võib-olla see lihtsalt tulemine, see on suur raha, see on selgelt suur raha. See on meie mõlema jaoks suur raha, see on enamuse inimeste jaoks Eestis, hiiglaslik raha, nii edasi ja nii tagasi. Aga siin tuleb aru saada sellest, et see on suhtena mingisugustesse muudesse asjadesse osutunud selgelt väiksemaks, kui ta oli varasemalt. Ehk siis kuidas nüüd öelda, et kui sul oli vanasti oli maja oli 250 000 on ju, ja auto oli nagu 50 000
siis nüüd on piisavalt palju neid, kes on ühel hetkel avastanud, et nende maja, mis oli 250 000, on 400 000 ja need, kelle maja oli 400 000, on avastanud, et nende maja on 1 000 000. Aga see Ferrari on ikkagi mingisugune 200 000 pluss. Et see suhtarv, see, et see 200 000 on tulnud varahindade inflatsiooni tõttu kergemini, kui ta muidu tuleks, see, et ta on varahindade inflatsiooni tõttu, see suhtarvuna, ta on selgelt nagu odavam. See ongi tinginud selle, et neid lihtsalt ostetakse rohkem. Ja traagiline selles mõttes on muidugi see, et ei taha nagu Oudekki Loone moodi kõlada, aga tavaline inimene nagu väga sellest show'st võib-olla nagu pole osa saanud, võib-olla välja arvatud see, et tema suvila, mis oli 5 aastat tagasi 40 000, on nüüd 140 000. Et see on jah, et paljudel tegelikult inimestel on ju kinnisvara olemas, lihtsalt see on su ainult koht, kus sa elad, et mul on nagu õudselt vähe tegemist või kuidagi abi sellest teadmisest mingit arvet makstes, et mu koht, kus ma elan, on nüüd väärt nii palju, kui ma just selle taga, et seal mingit laenu ei lähe võtma, aga see on ju, seda teed ei ja, soovi. Just nimelt, aga sellega on kusjuures ikkagi ka selline lugu, et sa oled mõistlik inimene, sa ei lähe sellele tasandil, et sa laenu läheks võtma. Ja ma arvan, et sa oled ka muidu mõistlik inimene ja ma arvan, et mina olen nagu mõistlik inimene, aga kui sa jällegi helikopteri vaatad. Ma ei tea mu autovalikuid vaadates. Okei, vaata, aga selles mõttes, et sa saad vähemalt põhjendada selle oma töökohaga seda, et kui sa sõidaksid, ma ei tea, Kia Rioga, siis tekiks küsimusi muidugi. Aga see selleks, aga siin, kui jällegi sellist makropilti vaadata ja vaadata sellist huvitavat, see on hästi huvitav nagu kontseptsioon nimega rikkusefekt. Ja seda on akadeemiliselt üritatud mõõta ja kõik need mõõtmised on ikkagi nagu esoteerika tasand olnud. Aga samas kõik, kes majandusest midagi teavad, on nõus, et see on olemas. Ja rikkusefekt on ikkagi jällegi see, et kui me nagu mõtleme sellele, et toletame on mingisugune valgekrae ja valgekrae on jällegi 250 000 eest ostnud endale Peetri külla mingisuguse ridaelamu boksi. Ja see, kui see maksis 250 000, ei olnud nagu nii kaua aega tagasi. Ja nüüd see maksab 400 000. Ja kui sa nüüd hakkad mõtlema, et kas selle valgekrae, kes teab, et ta ostis 250 000 ja et see nüüd maksab 400 000, et kas tema tarbimisharjumused võiksid veidikenegi muutuda, arvestades sellega, et ta arvab, et ta on nagu päris, ütleme investeerimisgeenus sellises kontekstis ja teeninud justkui nagu päris palju. Ta ei mõtle selle juures, et kui ta peaks selle maha müüma, et kuhu ta siis elama läheb ja kõik. Ei, ta mõtleb, et I have it made. Oli 250, nüüd on 400 000. See on nagu puhas rah, mis ma olen teeninud. Ja siis tema tarbimisotsused võivad olla nagu selgelt teistsugused kui oleks siis, kui see sama ridaelamu boks maksaks näiteks ikka veel 250 000. Ja seda on võimalik tegelikult kanda ka sellistesse kõrgemate sissetulekute ja suuremate numbrite konteksti. Ja siis see paraku seletab ka ära selle, et miks on näiteks ka suhteliselt tavalisi autosid, millel on need edevusnumbrimärgid või miks siis tõepoolest nagu õhtul linna peal ühelt poolt kuuled, et üks teeb nagu Lamboga urr ja teine teeb Ferrariga brrr. Et see varahindade inflatsioon, see suhtarvu muutumine, kõik see seletab seda tegelikult päris hästi. Okei. Üks asi, millest mul nüüd muidugi automaailma mõttes on kahju, et kui nüüd tõesti läheb väikseks majanduskriisiks ja kuidagi see kõik jahtub ja nii, on see, et mul on tunne, et praegult on jõudnud Eesti siis need varakamad kohta, kus aina rohkem mulle jääb internetis silma, et on hakanud tulema päriselt ägedaid autosid. Lamborghini Diablo, seda tüüpi, et nagu eestlane on jõudnud nüüd avastanud selle, et võib-olla tal on juba olemas kõik need uued, et kuhu veel omast raha kulutada. Aga et ma nüüd tahaks rohkem, ma olen seda korduvalt ka maininud, et teiste raha on ju jube hea kulutada. Et võiks tulla ja mine tea, kuidagi vaadates kõik igast oksjonite ja ärme räägi siin Uhlenhaut kupeest, eks ju, mõeldes pagan, miks ma ei ostnud paar aastat tagasi soodsat Uhlenhaut kupeed, praegu oleks 135 miljoniga maha müünud. Aga sellised tavalisemad klassikud, et mulle tunne, et
et nii kindla peale oleks see minek praegu, kui mul oleks, ma ei tea, 300-400 000 ostaks mingi, ma ei tea, sama mingi Diablo ja siis ootaks paar aastat ja oleks nagu see ridaelamu boksimees, et siis on mul juba 600 000 Diablo. Ma pean ka tunnistama, et mul on hästi hea meel, et on tekkinud selline arusaam just nimelt ka nende klassikute kontekstis, sest mõtlen ausalt, et kui ma näen nagu tänaval, ma ei tea, Jensen Interceptorit, siis mul on päev tehtud, aga kui ma näen nagu 3 Lambot, siis mul on siuke tunne, et tublid noored poisid ja ma saan aru, et tüdrukutele meeldib ka, aga maitset võiks natuke ka olla ju. Just, võt, kuule, aga ma nüüd päästan su minema, aitäh, et sa tulid. Ma tegelikult võib-olla küsin peale saadet, et mis see järgmine auto on, millega sa sõita tahaksid, siis saab natukene nagu, siis on järgmine kord jälle põhjust, millest rääkida ja loodetavasti helgematel teemadel, aga aitäh, et tulid. Rõõm oli ilmselgelt minu poolel, aitäh. Autotunni toob teieni Enefit Volt. Nutikas ja tulevikukindel elektriauto laadimine kodus, tööl ja teel.